no tšau, vlogipunt, uus vlog. Mis päev täna on? Reede. Täna on reede. Tulin linna, sellepärast, et ma ei tea, ma rääkisin vist, et ma pean minema laupäeval sinna ettevõtjate galale kontserdimajja. Ma selle kleidi nüüd sain, on ja ilmselt selle juurde ma jään ja aga kingad, ma enne sõin hommikust just istusin need kingad jalas sokkide otsas ja harjutasin oma jalgu, sest ma ei ole konstega reaalselt väga ammu käinud. Et mõte on nagu selles, et paneks siis need heledad kingad, pärlid, aga mul oleks nagu kotti vaja. Tahaks ideaalis nagu mingid pärlitega kotti emal on, aga see on mustade pärlitega, ma tahaks just selliste heledate pärlitega. Ehk et ma käin tiiru, vaatan ringi, ma pean minema number 4 suurus heegelnaela ostma, sest ma olen ostnud umbes 2 korda, mul on 3 number 3 heegelnaela, sest ma olen iga kord läinud ostma number 4 ja siis ostnud 3 millegipärast. No mul on see värk, vaata, et paaritud numbrid meeldivad rohkem ja siis kuidagi aju ei saa hakkama sellega, aga ma pean minema vaatama, et ma saan 4 kindlasti. Ja seal Abakanis ei olnud seda hea otsikuga number 4, nii et ma lähen nüüd siia üles, kus ma vanasti kogu aeg käisin, see lõngapood. Lähen vaatan siia. Ja siis ma mõtlengi, et tegelikult Rüütli tänaval on, ma pean minema järjekorras, ma pean minema need gala piletid võtma ära. Ühest kohast mulle jäeti need. Ja siis ma olen kesklinnas ja siis kesklinnas on Rüütli tänaval üks pood, kus on üli mingid siuksed ägedad käekotid ja kingad ja teistsugused täiesti. Et ema ka ütles, et ta tahaks uut käekotti, et siis me lähme äkki sealt läbi. Kas ma ütlesin, ema ka tuleb linna? Ema ka tuleb linna, emaga koos lähme jalutama. Mul praegu täielik jackpot, ma sain port 2 ukse ette siia 2 tunni parklasse sain praegu parkimiskoha. Et nüüd ma ootangi, et kas millal ema jõuab ja kuidas tal selle parkimisega õnnestub. Aga iseenesest oleks super, 2 tunniga saaks kõik asjad käidud ja siis saaks juba lapsele lasteaeda järgi minna. Ja siis mul on vaja Selverisse minna, mul on vaja pusaspreid osta juurde. Mul oli tegelikult sahvris varuks, aga venna pisikesel on ka hästi lokkis juuksed ja siis ma viisin talle ühe pudeli, et saavad katsetada see. Ma ei tea, kui ma ostan, siis ma näitan, aga kõige parema hinna ja kvaliteedi suhtega nagu pusasprei. Ja mul nagu tüdrukutel on hästi siuksed palju juukseid ja natuke lokkis, et me kasutame seda nagu kogu aeg. Just praegu saingi vennaga kokku, viskasin talle ära selle. Mingi lahe auto. Muuseas, mul on jalas need püksid, need Bootcat teksad, mis ma Takost ostsin. Mis me olid 30 €, aga mul oli see 30 kupong, kes ma sain mingi 20-ga. Natuke muretsesin, sest ma ostsin 38 nagu pimedalt, on ja. Aga nii head, nagu mulle mõeldud pikkus, kui ma kuskil saan täispikkuses, ma ei tea, näidata, siis ma näitan teile, sest praegu te ei näe ilmselgelt. Toon, pikkus, laius, nii mugavad. Muidugi ma tõmbasin need jalga selle BDD-särgi ja siis kerge platvormiga, tennistega ja teleporteerusin või kes selle kohta öeldakse, ajas liikumine on teleporteerumine. Igatahes liikusin ajas tagasi umbes 20 aastat, kui ma käisin kogu aeg Bootcat nendega ja mingite Bootcat teksade ja siis Bootcat teksade ja siis nende mingite platvormi jalanõudega. Muidugi kõrgem platvorm, aga mul oleks praegu kõrgem, aga ma lihtsalt pole raatsin tosta. Ja täiesti siuke nostalgia laks ja mulle hullult meeldib ja ma imestangi, et ma nii kaua olen suutnud kuidagi. Mul on nagu see, et mitte, et ma ei oleks tahtnud neid kanda, aga mul on nagu see, et kui ma midagi silma ees otseselt ei ole, siis mulle nagu on siuke tunne, nagu seda asja ei oleks. Et ja pole olnud hästi ammu aastaid neid Bootcat teksasid ja kõik on need skinnid ja neid on kuidagi olnud nagu hästi lihtne, kogu aeg sealt Springfieldist ostsin neid ühesuguseid. Ja hästi hea oli, aga ei, Bootcat on ikka mu armastus. Nüüd ma pean jälle varud ostma, siis läheb nagu ikka. Ostan nüüd varud, hakkan nendega käima ja siis nad ei ole enam moes ja mina käin ikka nendega, aga ma arvan, et me oleme siin suutnud omavahel kindlaks teha selle, et
et see, mis on moes või mis ei ole, see nagu üldse mind ei mõjuta. Vaatan, kell on 13.53. Ühesõnaga, mul on see parkimiskell, kella keeramisega läks valeks. Muidu see on hästi mugav, aga ma vaatan, kuidas ma saan selle õigeks. Äkki seda tuleb teha see alla vajutada ja siis hour. Ei, nüüd ma ei tea, mis ma tegin. Ma ei tea, mida ma tegin. Ja nüüd ta näitab mul aiateibaid. Sellepärast ma ei kannatagi tehnikat. Selles suhtes, et võiks ju olla kuidagi niimoodi, et see on see parkimiskell, aga ta ei, keera kella, fine, see on fine. Telefonid, kõik asjad keeravad, see keerab fine. Ärgu keeraku. Aga ta võiks olla nagu niimoodi, et on lihtne teda õigeks siis panna vähemalt. Mitte niimoodi, et nüüd mul ongi siin need ees. Ma ei tea, mis nüüd siis tegema peab. Nüüd ma igasuguseid nuppe vajutan järjest, vahepeal tuleb see ette. Aha, nüüd tuli kell ette jälle, vaatame, kui ma hoian seda hour'i nuppu all. Teen 2 klikki. Issand jälle, teil on kindlasti nii huvitav. Kuulge, okei, ma ei sunni teid vaatama seda jama, ma proovin selle paika panna ja vaatan, kas ema jõuab ja eks ma näitan, kui mul õnnestub midagi saada kuskilt. Nii, väga tore oli emaga sopata, mina ei saanud eriti midagi. Ema ostis mul tüdrukule paar asja ja ma ostsin endale sükse asja koti külge. Sest mul see roheline kott praegu ma panin selle külge, sest mul on see kott. Ma ei tea, ma tahasid kohe ära minna, nii arvan, kui sükse jackpot selle saad. Jackpot selle koha. Ema mul ostis uue koti endale. Ja siis ühe kleidi. Issaim ikka lilla auto. Lamborghini, lilla Lamborghini. Ja siis oli härrasmees hõbedaste juustega, roolise prillidega. Ja tundus, et mingi fancy riietega ka. Mõnes mõttes ma tahaks olla siuke inimene. Et mul ei ole Lamborghini joks raha ilmselgelt, aga põhimõtteliselt lilla Lamborghini kuldsete detailidega. See ei ole väga minu maitse. Ma just arvasin, et siin on nagu mingi karamelli või mingi asi sees, aga siin on siuke nagu maasika maitseline. Aga nüüd ma lähen siin on parkimiskohad. Kui nüüd selleks ajaks ma ringiga on keegi ära võtta. Aga võtan oma gaala pääsmed. See on liiga magus. Aga siis ise söön edasi kogu aeg samal ajal. Nüüd on kõik keeravad täpselt siia ette. Ma arvan, et kõik nad tahavad minu parkimiskohta. No nad tahavadki. Issa ma unustasin, et te olete siin. Kuulge, ma käin ära. So sweet. Oh, I like that. We're gonna use the other one to blend it out, but I like that. I like Nüüd so. Kevad on. Nüüd on täiega kevad. Siin on olnud sooja vihma ja päikest ja lihtsalt puud hakkavad roheliseks minema. Nii tore. Ma näen ise natuke loppis välja. Ma ei maganud hästi. Mul oli keset tööd. Kell 4 ärkasin selle peale, et ma sain aru, et ma olen ühed kuupäevad täiesti valesti arvestanud. Mul on, ma
sinna Brüsselisse tööreisile 2 päevaks ja ma tõstsin endal mingeid asju ümber ja ma tõstsin ühed asjad lihtsalt jäid ümber tõstmata, sest ma suutsin kuidagi nagu enda peas valesti mõelda need kuupäevad. Aga ma pean sellega nüüd tegelema. Täna on reede. Praegu ma sõidan kaubamajakasse, lähen ostan sukapüksid, sest õhtul on Mari-Liisi sünnipäev. Üleeile. Ühesõnaga ma kinkisin talle sünnipäevaks ühe nagu veinikoolituse. Ja siis me käisime seal ja lõpus õhtu oli. Ja siis täna on tal siis pidu. Et mul on jah sukapükse vähema. Aga igastahes ma teen sõbraga kohvi, ostan sukapüksid endale, palun vabandust. Ja lastele mingid natukene midagi selleks lihavõteteks, sest lihavõtted on tulemas. Vot, ma käisin, sain sukapüksid, sain lihavõtte nänni lastele. Saan kohvi juua, natuke ventileerida. Põhimõtteliselt nagu ikka samad mured inimestel. Kogu aeg on töö. Raha samas ei ole. Nagu hullult. Ja siis, kui sa teed vähem tööd, siis sul on vähem raha ja siis lapsevanemana sa tunned, nagu, et sa ei saa lastele lubada piisavalt. Ja siis, kui sa teed palju tööd, siis sa vanemana tunned, et sa ei veeda lastega piisavalt aega. Ja tegelikult oleks vaja, et keegi lihtsalt ütleks, et chill, kõik läheb hästi, sa saad hakkama, sa oled hea lapsevanem. Ma räägin sinuga praegu ka, mitte ainult endaga. Sa oled hea inimene, suga juhtub häid asju, elu läheb nii, nagu sa tahad. Lihtsalt elu annab sulle seda, mida sul vaja on. Sa võib-olla lihtsalt ei saa aru sellel hetkel, et sul seda vaja on. Hommikused või lõunased sügavamõttelised vestlused siis tehtud. Näeme, kui näeme. No tšau! Mul on hullumeelne päev olnud tööl täna. Ja kõik selle pärast, või mitte kõik selle pärast, aga põhiliselt ka selle pärast, et homme ma sõidan siis Brüsselisse. Ja täna oli hästi palju asju vaja otsi kokku tõmmata. Igasugused tähtajad on koolides igal pool praegu. Ja osades on see selline viimase hetke lähetuste, ma ei tea, organiseerimine ka selline väga bürokraatiarikas. Õnneks osades kohtades läks väga lihtsalt, et selles mõttes on nüüd niimoodi, et plaan on selline, et ma õhtul lähen bussiga Tallinnasse. Saan Rando sõprade juures olla öösel. Nad vist tulevad mulle isegi bussi vastu. Jõuan mingi 9 paiku nende juurde. Elavad lennujaamast mingi paar kiltse. Siis ma hommikul vara lähen lennujaama. Siis lähen Brüsselisse. Seal meil on igasugused tööasjad. Ja siis oleme öö seal, siis on veel igasugused asjad ja siis kolmapäeva õhtul hilja südaöö paiku jõuan tegelikult läbi Riia maandumisega pidin Tallinnasse jõudma, aga Rando tuleb mulle järgi.
Riia lennujaama, et siis ma selles mõttes ei pea seda mitut otsa seal lõpus enam lendama öösel. Ja praegu mul on olnud selline ärevus lihtsalt terve viimane nädal, seepärast, et ma ei tea, kes on nüüd vaadanud või ei ole vaadanud, aga ilmselt, kes on, see teab juba, et ega mulle ei meeldi minna kuhugi. Mulle üldse ei meeldi kodust kuhugi minna ja kui ma pean veel kuskile teise linna või riiki minema, siis mul on ärevus laes ja kuna nii palju tööasju tuli ümber tõsta ka selleks, siis on paras selline ärevus olnud. Nüüd ma lihtsalt loodan selle peale, et kui ma sinna bussi istun täna, siis ma eriti, nagu mul ema ütles, et kui sa juba bussi istud ja enam midagi niikuinii teha ei saa, et siis rahuned maha. Nii et ma loodan selle peale. Kuigi teoorias telefonis saab tänapäeval väga palju asju veel teha niimoodi ääri-veeri, nii et ma ei tea, kas mul päris pingelangus siis tuleb, aga võib-olla siis, kui ma juba lennujaamas hommikul olen, et ma muretsen selle pärast, et ma sisse ei maga ja et ma kõik saaks lennujaama jõuan ja kõik sellised asjad. Kusjuures praegu ma sõidan just, et ära tuua meil see Pärnu ja Pärnumaa naisettevõtjate toetusseltsi merch sai valmis. Black Giraffe tegi merchi meile. Ja ma lähengi saan esimesed asjad kätte kohe. Dressika ja mis siin nüüd on? Ja dressika ja T-särgi, nii et siis ma saan Brüsselis kohe selga tõmmata need. Ma küll toimub, ma loodan, ma saan seda läbi üldse. Siin on nagu nii palju neid nii palju tee-ehitajaid oli, et ma ei ole näinud ühe ruutmeetri kohta oli neid 5 tükki vist, nii et ma ei tea, kus nad nüüd siin kõik on. Aga ühesõnaga jah, pea on hästi laiali otsas. Aga samas nagu lahe ka mõnes mõttes, et vaheldus või ma ise tahaks nagu hullult, et mul jõuaks nagu see mindset kohale, et nii, nüüd on lahe vaheldus natuke. Lihtsalt ma tean, et kui ma sealt öösel tagasi jõuan, siis mul järgmine päev ja ülejärgmine päev on loengud jälle kohe. Et see natukene nagu ei lase mul nagu maha rahuneda. Aga ma arvan, et kui see nädal läbi saab, siis mul on siuke pingelangus, et ma kukun jala pealt ja magan terve nädalavahetuse. Aga sinnamaani elame. Aga ma ei oska öelda, millal me näeme. Aga siis näeme, kui näeme.
ja kuidas et kui sul on nagu raha, et siis või noh, mitte raha, no tasa ju, aga jah, nüüd ma jõudsin kokku.